kõrgus on paigas. Kõigest kiiresti. No eks ta nii kiiresti, aga nii, järgmised 2 kohta. Ühele poole, teisele poole. Nii, teisele poole taga. Teisele poole, sama auga. Jah. Nii, siia peale, just siit läheb üle, just. Selleks jah. Nii, teisele poole ka üks, jah. Siis on nagu ühtlane. Aga teiselt pool ei ole katust praegu, jah, sellepärast on pane... Muidu on harja peale 3, jah? Sõltub harja ehitusest, aga reeglina annab ühe siia ülesse panna ja 2 alla ja need saab lahti lõigata ja siis saab hakata juurde toppima. Ja siis hakkabki see sidumise töö. On paigas, jah? Et nüüd võib need lahti lõigata. Et nagu näha, siis ta kaob ära, nii et tuleks see meil kinni ikkagi siduda. See sama pulk. Kas vajutselt? Et kui on, nagu ma ütlesin, saartel on pikk malk, siis ta hoiab ise oma raskusega, eks ole. Aga praegu ta on meil nii lühike, et praegu on mingi abi kasutama. Aitäh! Kas saartel siis ei seotagi? Lihtsalt jääbki malkadega hoidma? Millega? Malkadega ja jah, malga enda raskusega jäävadki lahti ja sellest oligi nagu suurte ja raskete malkade mõte. Aga väiksemad malgad seotakse traadiga kinni, jah? Ja oleks. Traadiga jälle. Pikk pulk läbi. No siin on jah. Alla malkadele on ka raskusi pandud peale, aga selline tavaline meetod on selle vahe malk tõmmata. Siin näete selle vahe lati külge. Natuke ta niimoodi. See raua külge praegu. Ei, mitte raua, vaid ikka roovi külge. Ei, praegu vahe selle raua piisab, sest ta ei ole tugev. Siin ei ole vaja sellist survet, siin ei ole vaja raua külge ja siis selle... Ja vähemalt ääre omadega, algu kui te paika panete, on sellest abi, eks ole. Et järgmised võivad oma raskusega õige katuse puhul ja pikema malga puhul ongi see, et malk oma raskusega hoiab. Aga et algus seda fikseerida, eks ole, on selline abitraat näiteks, mis töötab. Et ma ei panegi ta praegu paika. Aga nii, et nüüd saab nagu need lahti päästa. Ja muidugi üks paar on vähe, et teine paar tuleb ka peale panna, siis lahti päästa. Teine malgapaar tuleb siia peale. Lõime selle kokku siis. Siis need 2 juba hoiavad seda, siis saab hakata lahti päästma ja saab hakata vahele toppima. Ma proovime, kas ta praegu... Tuleb ta pahina seda parem ei pea vastu. Praegu nägiti, kiirmeetod. Nii. Ja nüüd roo kalle on siis siia poole hakkab andma. Ja... Aga teisest maja otsast? Tuleb vastu ja kuskil tuleb kokku nad viia. Nii, kus on järgmine? Lahti teeme... Maja keskel kokku siis. Jah. Logiliselt oleks siis siia pooli. Et see on see jälle selline patsutamise ja peitmise töö, see kokku viimine. Kes tähelepanelikult otsib, leiab see koha või üles. Nii, ja nüüd ongi nii, et siin tehakse selline vahe ja põimitakse sinna sisse, pärast lüüakse see ära. Selline on see harja tegemise traditsiooniline meetod. Üleval võib teda ka lihtsalt täita siin natuke, õige kõrguse kätte. Ja näed, siin ta jookseb kokku ise katusega. Ja see sidumine siis hakkab niimoodi, jah, siis järjest niimoodi ülevalt alla. Pannakse siia sisse, ülemist lükatakse rohkem, ants nagu vähem tundega, et jõuga metsikult pressida pole vaja. Ja siis näeb, niimoodi tambitakse see segamini, läheb ühtlaseks. No samas jääb ta omavahel ikkagi seotuks ja suunaga alla ja parajalt tihedaks niimoodi. Et nüüd ta on juba enam vähem, et järgmine pannes tuleb siia veel juurde tihedust. Praegu ei olegi malga peale siis. Rohkem toppida, jah? Sama pidi. Jah, ja järgmine hakkab juba kergemini oma raskusega. Ja kuna nii lühikesed malgad, siis tuleb see ka vist ikkagi kinni tõmmata. Muidu ei tuleks.
Harjumaal ei tule. Pikad rasked ei tule, nad ise töötavad oma raskusega. Jämedad rauad. suur torm puhub ära. No aga nad on nii pikad, et ei puhu. Ja mõnikord on tõmmatud alla veel mingi lisaraskus neile peale. Pannakse mingi asi, siis kivide peale. Kivid rippuva. Jah. No kivid, aga et mingi palk või suur lüüakse kokku, et kui et nad võivad omale kokku. Malk on mingi juurikas püsti, siis oli siin mingi roigas ja see kivid peale. Jah. Et hästi vahva ju, arhailine. Kirikul katuse viis. Teele. Väike marja värk. Tarmo, seal teisel pool tuleb siis nagu teistpidi veel vastu tulla ja need viitekohad kuidagi ära pinta. Just. Ja lihtsalt päiksega vahepeal maha lüüa need pealt ja need omavahel kokku niimoodi pressida. Ja see materjal, mis nüüd üle jäi, see tuleb üle keerata. Jah, selle keerame sinna alla üle. Aga kui on nüüd pikk katus, et kuidas nüüd siit edasi? Ei, nii lähebki järjest edasi. Nüüd hakkabki niimoodi panema, et terve kahlu enam alla ei lähe, vaid nüüd hakkabki siit minema niimoodi. Vaata, kus on üle sinna. Paned ja surud niimoodi sisse, vaata. Et ta seob nagu natuke erinevalt ikkagi ära. Et ta järjest seab niimoodi. Ainult otsad tuleb need puntidega teha. Ja pärast tuleb otsad tasaseks lüüa. Ei no seda küll, aga teiselt poolt kui teed, siis ikkagi tuleb puntidega panna. Mitte lahtiselt võetada. Ainult otsast. Aga tegelikult oli huvitav see, et kui see nüüd oleks teise poole harja lõpp, et kas siis need keeratakse nüüd osa lõigatakse ära.